6. käik. Tere tulemast taas, 6. käik, pühapäev. Roland Poom siin taas kord stuudios ja laua taga istumas. Ja nii nagu ka neljapäeval, siis Kaspar Ruus isiklikult taas kord kuskil kaugemal Lõuna-Euroopa palavat ilma nautimas, tööd tegemas. Ja lähme siis sama loogikaga ka täna pühapäeval, nii nagu neljapäevane saade liikus. Eksperdist sai ajutine saatejuht ja saatejuhist sai ajutine ekspert ja need rollid miksivad siin saate jooksul mitu korda. Kaspar, tšau! Tere! No, nagu sa enne saadet ütlesid, et läheb nagu läheb. Nii et vaatame, kuidas ta meil minema hakkab. Aga jaa, tere tulemast päikeselisest ja täna ka tuulisest Kreekast. Et siin oli täitsa huvitav see, et siin päevad see tuulin olnud, aga mitte midagi nagu väga hullu. Et korra lendas nokats peast, aga midagi nagu ohtlikku ei ole olnud, aga üks hetk hakkas ikkagi telefon häirealarmi lükkama ja saatis kreeka ja ingliskeelsed sõnumid, et mis pidi kust võiks liikuda ja millal peaks kodus istuma. Ja siis vaatasin aknast välja, et nagu tegelikult ei ole väga midagi hullu. Et tavaline Saaremaa, ma arvan, siuke rahulik hommik. aga siis vähemalt ilmad on meil selles osas sarnased, et ülilämbe on Eestis 30 kraadi, ma arvan, et on täis. Ja ilmateade lubab mingit rämedat tormi ja äikest ja vihma kohe, nii et ilmselt kuivalt ma siit stuudiost koju tagasi ei saa. Nii et oled küll kaugel, aga samas tundub, et kliima on sama. Aga meil ei ole äikesest haisugi. Pilve ei ole, lihtsalt tuul on. aga ei, ralli oli... alustame eestlastest, et siin ei ole muud varianti. Robert Virves, Jakko Viilo võitsid hooaja teise, karjääri 3. WRC2 etapi, hooaja teise punktiralli, 50 punkti on käes nüüd 2 ralliga. Ja no see oli ikka kõva, see oli ikka kihvt ja nad tulid vahetult peale katset, jõudsid sinna nii-öelda podium holding areasse, ehk siis enne kui see lõpupoodium oli. Ja no meestel oli nägudest näha, et see oli ikka üks kõva võit ja kõva asi, mis ära saavutati, et ütleme Kreeka rallil tulla lõpuni, tulla üldse, ütleme, ilma liiga suurte muredeta lõpuni on juba saavutus ja veel ära ka võita ülitihedas konkurentsis, et väga super värk, tõesti oli väga nagu ägeda emotsiooniseid. Jaa, ma täiesti nõus. No üldse kogu see nädalavahetus minu meelest Robil oli ikkagi, ma julgeks öelda, et see oli kõige sellise vist targem ralli, mida ta kunagi sõitnud on. Muidugi, ilmselgelt ka rallijumal oli nagu eestlaste poolt selles mõttes, et vähemalt ühe eestlase poolt, et refi purunemistega oli pigem hästi. No, seal oli ikkagi katkiseid reffe ka on ju või välja pealt maas refi. Ja tehnika selles mõttes, et võib öelda, et peab rahul olema. Pidas nii palju, kui ta pidas ja pidaski täpselt nii palju, et tõi võidu ära. Aga kas sõidu poolest? See oli nagu selles mõttes ikkagi müts maha. Robi sõitis täpselt siis kiiresti, kui seda oli vaja. Ja minu meelest see ralli algus oli just selline, kus väga kontrollitud, mitte midagi erilist. Ja siis ühel hetkel, kui ühesõnaga oli arvu saada, kus konkurendid omadega on, siis nii-öelda build-upiti seda kiirust kogu aeg jooksvalt ja kui oli näha, et tegelikult on võimalik võidu peale sõitma hakata, siis seda ka tegelikult hakati tegema. Et see ei olnud selline, et võtame turvalise poodiumi. Ei, siin pandi nagu võidu peale ja seda oli nagu ülilahe vaadata, et Robert on võimeline seda tegema, ta on võimeline võidu peale sõitma, samal ajal teel püsima ja kividest mööda sõitma. Ehk see kogu pakett oli lihtsalt nagu ideaalne ja mille pärast ma ütlen, ma arvan, et see on nagu Robi karjääri üks parimaid rallisi kindlasti. Jaa, absoluutselt. Siin oligi, ütleme, kui ralli 1 oli Ogier ja Neuville, siis ralli 2 oli Mikkelsen ja Virves. Et mõlemad ju läksid üsna kiirelt eest ära, kahekesti, omavahel seal pusisid ja eile oligi, vigu ei teinud ju kumbki, aga Mikkelsenil ka, refid lõpuks läksid, aga siin Kreekas ei olegi midagi teha, need lihtsalt lähevad. Need lihtsalt lähevad, jah. Et selles mõttes ainus asi, mida Robert siin eilegi paar korda nii lõunaajal kui õhtul mainis, et ta eile hommikul säästis natuke liiga palju reffi, sest see oligi ainus katse, kus tegelikult see vahe läks tagasi üle 10 sekundi. Ma mäletan, kas 15 peale äkki korraks. Ja sealt ta pani ju järjest peale seda 5 katsest 4 võitis. Ja täna hommikul läks ka suruma
ja tegelikult hakkaski vahet vähenema ja noh, tuli siis see kuulus, noh, meie jaoks õnnelik, norralaste jaoks mitte õnnelik 15. katse. Ja noh, peale seda, aga ega tegelikult ju selge ei olnud asi, sest et no siin võis igal katsel juhtuda, igal katsel juhtuski. Ja ma saan aru, et Virvesel ja Viilol oli tegelikult see lõpp oli ikkagi selles mõttes närviline, et seesama ju 16, eelviimane katse, lõppu jõuti niimoodi, et ref oli väljalt maas. Õnneks juhtus seal paaril viimase kilomeetriga, et sinna läks kaotsi alla äkki 15 sekundit, aga noh, kuna vahe oli üle minutis, see nagu ei muutnud. Ja mis ta meil seal lõpuintervjuus ütles, et neil tundus korraks, et viimase katse esimestest kurvidest, et on sama jama, et ref on väljalt maas, lõpuks tuli väljalt ei olnud, aga midagi seal sensorid ikkagi näitasid, nii et neil tegelikult võis ikkagi lõpus ka mingi väike tehniline mure olla. Aga nagu Virves ütles, et hea meel, et see läbi sai ja et see niimoodi läbi sai. No Et absoluutselt. et igatepidi väga küps sõit, väga tugev esitus Eesti duolt ja Mikkelsen ka muidugi, noh, tegelikult ju sõitis ka suurepäraselt ja nagu mäletad, me ralli eel rääkisime, et huvitav, kas on Škoda ralli ja kuidas saavad teised vastu eesotsas Toyotaga ja siis kuidagi läkski nii, et Škoda top 2 ja siis top 3, 4, 5 on Toyotad ja kuues jälle Škoda, ehk siis ütleme, et oli Škoda ralli ja Toyota ralli, ralli 2. Ja tegelikult ju Soland siis 6 on ju, mis sa just mainisid Škodaga. Läks ka mitu reffi minust, et vaatame, et kaotust 3.50. Kusjuures seal läksid päris tihedaks, läks just see poodiumist väljaspool, et kõigil oli nagu probleeme ka, Korhonen, Dominguez, Solans, Rossel muidugi, et kõigil oli probleeme ja kõik lõpuks tegelikult suurusjärku selline minuti sisse ka maandusid. Aga vaatame korra, mis sa arvad, vaatame korra WRC2 punktitabelile otsa, et see on üks suur segadus, et ilmselt ka kõik kuulajad nagu täpselt aru ei saa, mis siin toimub. Robert Virves justkui hetkel 6. positsioonil on ju, 50 punktiga. Aga tegelikult on ju sarja liider. Virtuaalselt justkui on sarja liider, sest kaks punkti rallit, mõlemad maksimumpunktid, mis paneb liidri positsioonile ja kui me nüüd vaataks, selja taga Andreas Mikkelsen justkui 7. 1, 2, 3, 4 rallit sõidetud ja punkte 44 versus siis Robi 2 ja 50 punkti on ju. Aga mulle tundub, et kellel on järgmine, kellel on siis 2 rallit sõidetud, on Teemu Suninen. Tal on võit ja teine koht, siis tal on ka tegelikult. Aga tema puhul on see, et ta teeb, kui ma ei eksi, Eesti ja Soome, ega ta vist väga rohkem WRC-d ei sõida, kuskilt nüüd väga finantsi juurde ei saa. No kui nüüd tiitlit ei luba, võibolla siis miskit mõeldaks välja. Ja Teemu Suninen 42 punktiga, ehk siis nii-öelda virtuaalselt. Robert siis 8 punktiga nii-öelda juhib WRC2, seda nimelik öeldud, aga olgem ausad, ega keegi sellest mitte midagi aru ei saa, mis siin toimub. Ja proovime siis midagi. Siin ongi tegelikult nii, et ma vaatan, kui mul on siin õigesti kirjas, siis Korhonen, Roope tõusis nüüd liidriks 64 punni, 4 rallit. Alejandro Cachon 61 punni, 5 rallit. Leo Rossel 60 punni, 4 rallit. Gräsi 56 punti, 4 rallit. Johan Rossel 52 punkti, 5 rallit. Ja siis tuleb Virves 50 punkti ja 2 rallit. Crazy. Ehk siis põhimõtteliselt olukord on selles, et vahed on väiksed ja Virves on poole väiksema ralli hulgaga saanud peaaegu sama palju punkte kui teised 4-5 ralliga. Ehk siis selles mõttes Eesti vaatest ja Doksporti Virvese, Viilo kõigi vaatest on ikkagi super algus. Ja tuleb Eesti-Soome, kus Robert kindlasti punkte võtab. Aga ma pean ütlema, et Dokspordile ka, Dokspordis müts maha, et te panite Robi selliseid rallisi punktide peale sõitma, et ma arvan, et ta ise ka ei oleks teadnud, et neid rallisi peaks punktidele sõitma. Jah, tal on ju 2 võitu ja 2 ju kõige hullemalt, nõudlikumalt, raskemalt, võib ka, ma arvan, mõnes mõttes ka kõige hullemalt rallit üldse, kus ei ole ju isegi finišisse jõudmine ju isest mõistetav ära võita, et väga super ja väga äge oli nagu näha, ütleme, on lihtsam intueerida, kui inimesed on võitnud just, et see on nagu kõik on kuidagi rõõmsam ja õnnelikum ja ägedam ja et kihvt, väga kihvt värk oli täna, jah. Ja. See on super tulemus. Ma arvan, kõigil eestlastel oli lahe jälgida. Aga lähme korra, vaatame üle ka, kuidas Roomet Jürgensonil Siim Ojal ralli läks, et ralli ju hakkas ikkagi selles mõttes, et päris õudsalt on ju SS2 kohe tehnilised probleemid, et jätame SS1 oli selline
nii-öelda Mickey Mouse stage on ju, et sellest liiga palju pole mõtet rääkida või seal peatuda, aga esimene kohe täispikk kruusakatse ja tehnilised probleemid. Räägi, mis sa sellest täpsemalt tead ja mis seal siis probleem oli? Tabasid maakivi seal üsna kiirelt, äkki oli 6 kilomeetri peal, kuskil äkki või 4-6 vahel, midagi sellist. Ja auto sai piisavalt palju kannatada ja kuna nad olid seal ka natuke kehvas kohas, siis ei jõudnud ka väga kiiresti vahetada asju. Et autod tulid peale ja jah, nii oligi. Siis sellega saigi kahjuks see nii-öelda suurralli läbi või potentsiaalne suurralli ja laupäev superralli, pühapäev superralli süsteem ja nagu ta täna ütles ka, et ega siin muud ei olnudki nüüd, kui infot koguda, sisuliselt said nüüd 2 päeva testida. Või kui õigemini aus olla, siis 1,5 päeva, sest ma arvan, see eile pärastlõuna oli, jätame umbes äkki esimesed 15 sõitjat välja, kõik ülejäänud jaoks oli, ma arvan, see üks karjääri üks nukramaid nagu rallisessioone, sest et eile oli 4 katset hommikul, väga tummine graafik, õhtul oli sama ajaga 2 katset, hästi pikad ülesõidud ja mõlemad katsed peatati turvalisuse eesmärkidel. Ma mäletan, esimesel olid kindlasti pealtvaatajad muret, nad läksid seal üle tee jooksma kohe, kui Neville ära läks ja teisel katsel ma mõtlen, kas see oli äkki ühe avarii tõttu. Et peale seda pandi ka kinni, et igastahes nagu Jürgenson ütles, et oota, ma just enne saadet jõudsin selle intervjuu need osad laused maha võtta, et 300 kilomeetrit tiirutasime niisama kalli küttega ringi ja midagi teha ei saanud. Et see on nagu, see on päris raju ikka. See on päris raju. Aga olenemata sellest tegelikult ju tuldi tagasi ja kohe ikkagi väga kiiresti laupäeva hommik siis 3. ajaga WRC2-s või nii-öelda RC2-s ehk siis ka nende arvestus, kes WRC2 punktidel ei sõitnud, kõik Rally 2. 3. aeg Mikkelseni, kelle kaotust 12,2, Robert Virvesele, kes siis oli teine, kaotust 4,7, et tegelikult ju tuldi tagasi ikkagi koheselt, väga tempokalt. Ja täna oli ta 2 viimasel katsel oli 3. Rally 2-st. Ja, et ma praegu vaatan, et kaotus, ütleme, oli 0,6 8, siis oli 0,5 kilomeetrile, siis oli vahepeal need probleemsed katsed kuskil seal on ju 0,5. Ühesõnaga, mulle tundub, et selline keskelt läbi pool sekundit kilomeetrile, 0,5 kuni 0,6, kõik katsed, mida sõideti, oli kaotus katsevõitjale, mis on ju tegelikult päris tugev tulemus. Et kui me võtame lihtsalt hetkel nüüd ralli lõikes näiteks, võtame lihtsalt sellise sinna samma auku, Roope Korhonen kaotas Robert Virvesele 0,54 sekundit kilomeetri kohta. Diego Dominguez kaotas 0,7 sekundit kilomeetri kohta, et ütleme puhta kiirusega. Jürgenson oleks võinud seal tegelikult täiesti vabalt 5. koha peal hetkel olla. No muidugi seal on kõvasti mehi, kellel oli probleeme ka, on ju. Aga nii-öelda lõpptulemust paneme sellise hüpoteetilise oleks-poleks lihtsalt, kus see oleks võinud olla, kui poleks katkestamist tulnud. Jah, sest et kurb ongi see, et see teisel katsel nii läks, et kohe oli nagu pinge maas, et kohe oli väljas sellest, aga jah, pluss arvestatakse seda, et kiiruse mõttes Ford Fiesta ei ole ju kaugeltki kõige ju kiirem või tugevam seal. Aga täpselt tegelikult ju Jürgenson täitis jälle selle minu meelest selle linnukese ära, mida ta on iga ralli see aasta teinud, et on vähemalt 1-2 katsel näidanud, et see Fiesta on tegelikult päris kiire auto. Et sellega saab sõita, on ju. Ja näitab isegi pigem rohkem kui 1-2. No just. Aga jah, et ma arvangi, et kui siin Virvese puhul on põhiasi või põhijutt oli see MM-sel üldseis, mis on väga nagu lubav, siis Jürgensoni puhul ma arvan see, et kuna tal on hästi raske hooaeg tegelikult, iga ralli on mingi vahes, aga M-sport on nagu kindlalt taga ikka ja et ei hakka kiirustama asjadega, et eile rääkisin ka miljonäriga päris pikalt ja ütles ka, et me tegelikult ju näeme, et ta teeb nagu väga tööd ja kiirust on, et rallis ka lihtsalt kahjuks juhtub asju, et nad näevad, et siin on nagu, et ta on kiire, et kiirust on, et lihtsalt palju on ju tehnilisi probleeme, okei, tal on nüüd, ma mõtlen 2 apsu on vist olnud,
et ütleme, hooaeg on olnud nagu ta on, ülikeeruline, aga selles mõttes vähemalt väljast paistab küll, et M-sport on kenasti taga ikka, mis ma arvan on väga oluline. Aga no lähmegi, kui mõelda selle peale, et tegelikult M-spordi poolt sellist Rally2 programmi nagu runnida mitte juunior WRC auhinnana just, nad ei ole teinud seda ammu, on ju. Et selles mõttes, kui panna nüüd täisprogrammiga üks Fiesta Rally2 sõitma, eesmärk on koguda kilomeetrit, seda paremaks teha, seda arendada, siis ilmselgelt järgmise hooaja eesmärgiga, et selle autoga hakatakse sõitma siis kõrgemas klassis, on ju. Et neil ei ole seda programmi varem olnud ka, ehk siis võib-olla selle auto justkui kiire sõita titevead hakkavad välja tulema. Sellise auto kohta on nagu halb öelda titevead, sest see on nagu, mina sõitsin selle autoga aastal 2020 juba ja selle sama kerega Rally2-ga, on ju. Et titevigadest on asi ammu kaugel, et kooli minnakse selle autoga juba. Aga sellegi poolest see auto ei ole nagu justkui siis meeskonna käes kiire sõitjaga tervet programmi kaasa teinud. Et seal on mingid nüansid kindlasti, mis seal vajavad just, kuna ka pidev arendus selle auto puhul käib, siis kõik detailid ikkagi justkui suur osa detaili ikkagi muudetakse seal või on muudetud aastate jooksul, siin paari viimase aasta jooksul on. Et see kõik tähendabki seda, et võibki olla palju tehnilisi probleeme ja see ongi tegelikult okei, sest seda autot hetkel arendatakse järgmise aasta jaoks. Ja minu meelest see, et Romet selle autoga kiiresti sõidab, näitab lihtsalt ära, et potentsiaali, see, mis nagu tehnilise osa poole pealt pigistame silma kinni ja loodame, et järgmiseks aastaks see kõik on lahendatud. No loodame, et saab paremaks, jah, muidugi. Aga ma ei tea, kas läheme nüüd põhiklassi. No oleks vist aeg, me siin 16-17 minutit rääkinud eestlastest, aga peabki rääkima. Õigel teemal peatasime esimese kolmandiku. Aga jah, Rally 1, Sébastien Ogier ja Thierry Neuville olid ikkagi omaette klassist mehed ja ma ütlen, kuidas nad eile seal, mitte isegi katsevõites, seal olid teised ka ju tempos, aga nagu ütleme üldarvestuse mõttes, seal nagu vahetasid neid sekundeid oma vahel, et küll pani Neuville ulme katse mingi 7-ga, siis pani Ogier mingi 6-ga või 7-ga vastu ja tänaseks ju oligi tegelikult ju Neuville veel liider, et ühesõnaga üliväge võitlus 2 maailmameistri ja 2 vanameistri vahel, et see oli natuke siuke, ma ei tea, natuke isegi nii-öelda nostalgiatunne oli, et ega ju liiga tihti ei näegi ju Ogier'd ja Neuville just omavahel paugutamas viimasel ajal, et aga seekord sai näha, täna muidugi juhtus Neuville see, mis siin kõigil juhtus, kõigil peale Ogier, et okei, Ogier'l olid ka vist äkki olid katse lõpus võisid rehvid kulunud olla, aga igastes päris siukest konkreetselt minu arust purunemist oli olnud katsete ajal. Et ühesõnaga rehviga läks, sellega sai eelviimasel katsel sai nii-öelda suur võitlus sai läbi, aga Ogier hoidis viimasel katsel ära maksimumpunktid, 35 punni ja Kreeka ralli võit on tagasi Toyota käes, mis muideks ei ole üldse ju iga-aastane saavutus. No selles mõttes, et see kogu see võitlus oli tegelikult ju nagu, see oli nagu niivõrd lahe vaadata ja seda pole nagu nende meestega ammu näinud. Muidu üks küsimus ka tuli selle kohta, sa küsisid, saatsid mulle selle küsimuse. Ma võin selle küsis ära, sest ma midagi natuke otsisin vastust ka, midagi ma oskan vastata. Mis see küsimus oli täpsemalt? Ja, Tormi kirjutas, et millal viimati Ogier ja Neuville võitlesid sekundis. Nii, ma üritasin sellist põgusalt, ma nüüd 100% võib-olla ei vasta selle ära, aga 2025 sisuliselt ei olnud. Et kas oli üks katkestanud, üks ei startinud või teine katkestanud või... Seal oli pigem, seal oli see suvine periood, kus Ogier ja Tänak pani. Täpselt, seal oli Ogier ja Tänaku vahelised, näiteks Sardiina oli 0,2 ja seal oli selliseid asju. Aga viimane oli 2024 Monte Carlo. Võib öelda, et seal käis küll tummine andmine, et küll lõpuks Neuville võitis 16,1 sekundiga, aga tegelikult kogu ralli vältel see käis liidri koht vahetus 2 mehe vahel kogu aeg. Ja kui me lähme Sutso veel ajast tagasi, siis jah, Montes, kusjuures need mehed on Montes pannud 2019, ma olen siia kirjutanud Montes, siis 2,2 sekundit oli Sardiin 2018 oli väga selline tummine andmine 2 mehe vahel, aga tegelikult seda on väga vähe on olnud, et alati on kummagil olnud kas mingid probleemid või Ogier on jah, kuna ta viimastel aastatel teinud sellist poolikut hooaega, siis polegi seda saanud juhtuda. Aga see, et nagu see liidri koht reaalselt
nagu katse ajal virtuaalselt vahetus 3-4 korda, vaatad splitte, okei, üks on ees, tuleb järgmine split, vaatad vahetus jälle, et seda oli nagu nii äge vaadata, et ma arvan sellist, ma vist tõesti vaatasin kõik katsed seekord ära ja seda oli nii põnev jälgida. Oli. Ja see virtuaalne vahetus on nagu vaataks F1 kvalifikatsiooni, et nüüd läks tema liidriks, nüüd tuli see tagant aga mitte nagu kuival ringrajal, vaid siin pandi ikka julmade teede vahel. Ma just tahtsingi seda sinu käest öelda, sa oled F1 selline spetsialist, on ju, et jälgid F1, et mulle tundub, et F1-s on viimasel ajal need sõitjate vahed suuremad kui rallis, et kui käib selline andmine, siis on ikkagi nagu sekundis ralli lõpuni, kuskil metsa vahel andmine ja F1-s, uute autodega seal on ju, et tundub vahel, et selline stabiilne 20 sekundit on tavapärane juba. Ja, et selles mõttes on meie jaoks on jõuvahekorrad nagu heas mõttes kalda läinud. Aga mis Ožeed puudutab, siis sai ta ka pärast seal rääkida ka, et ise rõhutas ka selles intervjuus mitu korda, või tähendab, mida ta kõige rohkem rõhutas, oligi see, et võit on super, aga 35 punkti. Ja näha on, et ta tahab minna tiitli järgi, et ta on ju nüüd Eesti stardis üle mitme aasta. Ja kui ma küsisin ka talt, et nagu et sa ei tee küll täisaastat, aga kui palju sa nagu jälgid seda, kogu aeg seda heitlust, ütleski, et tegelikult on ju teada, et ma teen, et ma ei tee täisaastat, aga ma teen ikkagi päris suure hulga rallisid, et temast ja 35 punni tuli ära nüüd ja ta ütles, et teadis ka, et tal on vaja siin saada kõva avang teha. Või mitte avang on vale sõnast, hooaeg ju on juba poole peal, aga ütleme kõva spurt teha ja arvestades, et Elfin Evans sarja liider oli 7. teepuhastajana, siis ma arvan, Ožee on praegu ikkagi väga näljane ja küsisin Kankunenilt ka, Toyota siis pealegi Juha Kankunen, et tundub, et asjad lähevad päris põnevaks, ta ütles, et jep, et see paistab küll, et see läheb veel päris kõvaks andmiseks, et ma arvan, see annab nagu, ei, see on kihvt, ütleme ilmselgelt vanameistril on nüüd nii-öelda hammas verel. No vahe 33 punkti Elfin Evansiga, see tegelikult, olgem ausad, pool hooaega on ees, see ei ole nagu mitte midagi ju. See on üks ralli, ei, see on ühe ralli kogu punktid, on ju, see võib juhtuda ühe ralliga. Et kui ta võttis praegu 35, siis hüpoteetiliselt on ta võimalik ühe ralliga tõusta sarja liidriks. Hetkel on veel Eesti ja Soome tal võimalik ikkagi ka stardipositsiooni eelis selgelt ära kasutada Elfini ees. Ja ütleme, arvestades, et Ožeel on 9 tiitlit, siis ilmselgelt ta oskab ka esimesena tulles ju rallisid võita ja ta on ka võitnud ka Kruusal esimesena tulles rallisid, et ma arvan igal juhul ei, see annab põnevust juurde küll. Ja mis on hea on ka see, et Neville tundis enda autoga hästi. Et okei, lõpuks läks ref ja teine koht. Aga esiteks Hyundai on Kruusal Toyotaga väga võrdne. Ja Neville ütles ise ka, sain ka täna rääkida, et Portugalis ta küll võitis, aga siin ta reaalselt tundis nagu autoga end väga hästi, et palju paremini kui Portugalis. Ja seda ütles ka Andrew Wheatley, siis spordidirektor, et tal et ei olegi nagu näinud pikalt, et Neville nii autoga nagu üks on. Ja seda ütles Neville ka enne seda ongi. Ja seda oli ju katse lõpu intervjuudes ka nagu aimu saada, et Neville ja Hyundai, ütleme, ei ole väga pikalt, ma arvan. Ta on ralli jooksul nii-öelda, ta ei ole nii mugavalt tundnud ja ma arvan, see on ka nagu sarjale hea märk. No väga hea märk ja täpselt see, et tegelikult Neville hetkel küll võib tunduda on kuskil kaugele maha jäänud, on ju selle esimese poole hooajaga 7. kohta, aga tegelikult 95 punkti, et kui see, nagu Neville ütles, et see tulemuseks, et ta ei ole rahul, sai head punktid, aga ta on põnevil selles, mis see ülejäänud hooaeg võib tuua, on ju. Et hetkel siis Sebastian Ožeerist maas 30 punkti. Ehk siis poodiumi kohast justkui 30 punkti maas. Ei ole midagi hullu, et okei. Ja Neville tõenäoliselt tiiti peale ei lähe, aga poodiumi kohal võib ju kindlasti hakata siin sõitma. Ei, kindlasti, et selles mõttes ma arvan, pluss kui me räägime, et Ožeel on hea stardipositsioon, siis ma arvan, Neville'il on arvestades, et on 7. No ma arvan, ta saab veel siin vähemalt 4-5 rallit päris hea stardipositsiooni, et siin võib, siin ma arvan, läheb veel, ma ka ei usu, et ta enam tiitli
noh, kuigi rallis iial ei tea, aga ma ei usu, et ta tiitliheitlusesse päris niimoodi tipus sekkub. Aga kindlasti ta võiks seal tipus väga palju kaarte segada. Yeah. Et ma arvan, ei, siin hakkab pulli saama veel, jah. Aga räägime Takamoto Katsutast. Sellest peab just rääkima, sest mees tuli, vaatas olukorda, tegid oma järeldused, jäi ootama. Okei, sõitis kiiresti ka, me peame ikkagi kiitma Katsutat. Ta sõitis tublisti, tal olid ju ka refi jamad. Just, aga poodium on käes taas kord. Takamoto Katsuta tegi minu jaoks Elfin Evansi nädalavahetuse. Täpselt, tahtsin sama öelda. Teisena rajal pigem oli nagu anonüümne kohati, et samas oli ka kiire aga tegelikult ta ei olnud ju stabiilselt ju esikonnikus, Formeau juba augutas ja kõik see, aga vot finišis läbi autoga poodiumile oli ikkagi tema, nii et see täpselt siuke Elfin Evansi, ütleme, tüüpralli. Ja no ta justki täpselt see, et ta nagu kuskil oli, aga nagu kui ma nüüd mõtlen, ma isegi ei mäleta ühtegi intervjuud. Et ta lihtsalt nagu eksisteeris kuskil, ma arvan, kui ta tuli, siis ma veel ei olnud nagu, ei võtnud asja veel tõsiselt, et need mehed ei sõida võidu, vaata. Aga kui nagu Taka sai ilmselt aru, et siin on võimalus, nüüd tuleb sõita, nüüd tuleb mingi punkte võtta või ka pühapäeva arvestuses, vaata, mis pühapäeva arvestuses nüüd Taka oli 3. on ju. Et kui ta sai aru, et nüüd peab sõitma hakkama, siis sõitis ka. Ja hoidis ära kõik selles mõttes nagu minu jaoks isegi üllatavalt hea töö nagu sellel rallil, et teisena startides ka veel. Ja lõpptulemus 7 punkti Elfin Evansist maas. Just, et selles mõttes väga, väga tipp-top. Ma arvan, väga okei nädalavahetus. Jah, ei, selles mõttes jah, Taka oli tubli, et mul vist endal ei olegi midagi väga lisada. No aga liigume siis edasi, lähme, ma ei tea, järsku kuidagi automaatselt kujunes välja, et me räägime siis sõitjatest nende lõpptulemuse järgi. Josh McCurlin, 4. koht. Kas sa temaga said ka rääkida või mis sa täpsemalt kuulsid, kuidas neil läks? Sest ütleme nii, et täna oli nagu pani korraks ikka südame, sai vähe kiiremini põksuma küll, kui eelviimasel katsel, ütleme nii, et üks kurv vähe pikaks läks, parem kursis oli 16. kiiruskatsel. Tundus justkui väga turvaline kõik, minutiga oli siis, kelle ees ta oli nüüd? Formeau ees ja Pajari ees, jah. Aga üks kiire parem kurv tundus, et veits ei pidurdamisega hiljaks ja siis juba blokeerusid rattad ja kergelt rajalt välja, aga jäi suhteliselt õnnelikult, et natuke tuli seal edasi-tagasi kiikuda seal perve peal. Aga minema saadi, kaotus tuli küll üllatavalt palju, et ta oli ise ka suht üllatunud, circa 45 sekundit vist kaotus sellest, aga piisas. Jaa, hoidis 4. nagu ära, et selles mõttes Kreeka rallil 4. pole paha, et ja tegelikult ju, mõtlen, temaga ma vist ei rääkinud, ma rääkisin korra vist Armstrongiga, et selles mõttes M-sport oli ju kiir, et Armstrongil oli see eriti õnnetu või ütleme eriti Ameerika mägede reede, kus ta võttis esimese katsevõidu, oli 3. paar katset ja siis tuli treffid ja turbo läks ja tuli katkestada. Et selles mõttes oli M-sport oli nagu täitsa pildis ka hiirlasega, et jah, nüüd ütleme Armstrongil seda lõpptulemust kui sellist nagu head ei tunda, aga McCurlin siis selle 4. koha punktid tõi nagu ära, et ma arvan, et selles mõttes oli hiirlastel nagu ühtpidi üsna üles-alla ralli ja tuli see lapse ja ebaõnne, aga samas mõlema mehe puhul on ka põhjust nagu rahul ollaks. No võtame need koos, sest tegelikult Josh ju, no ütleme, kõige säravam nüüd ei olnud kiiruse mõttes, on ju, aga tulemuse tõi ära. Aga John Armstrong, no see on nagu raju vend minu meelest. See, mida ta esimene päev tegi. Ja tegelikult ka, mul veel nüüd päevad sassis, kas täna võis olla, kus ta ikkagi nagu katse lõikes Solbergiga ikkagi sõitis võidu selles mõttes, et startisid ju järjestikus, on ju. Ja ikkagi splittides oli selgelt kiirem kui Solberg nagu kohati. Et nagu üllatav kiirus ka täna minu meelest. Siis ma just mõtlesin, et nagu crazy event tegelikult, et esimest korda siin selle autoga üli tugev tegelikult tulemus, et kui unustame selle, mis juhtus, on ju, lõpptulemus ilmselgelt pettumus, aga
ta näitas minu meelest seda, mida tegelikult oleks oodanud võib-olla Sesksist. Okei, ma juba natukene võib-olla enne rallit kahtlesin Sesksi kiiruses, aga tegelikult tegi seda, mida arvaks, et Sesks oleks suutnud selle rallil teha. Jaa, nii on jah. Aga võtamegi siis M-spordi kokku ära, et Martin Seks siis 8. kaotust 8 minutit, okei, seal üle 3 minuti tuli kontrollpunkt, ütleme liiga hilja sealt hoolduspargist välja saamisega, et seal oli autoga oli natuke pahandusi, aga said korda asjad, aga tal kuidagi ei olnud seda kiirust ja minu arust kõige raskem oli tal eile nagu hommik ja ta ütles ka, et ta peab seda rehvide säästmist nagu veel õppima ja täna oli minek nagu veidi parem, aga samas ka ei midagi nagu erilist, et kuidagi jah, tal oli see ikkagi raske ralli. Et selles mõttes võib-olla üllatavalt, võib-olla mitte, aga ütleks seekord iirlased said nagu selgelt paremini hakkama. Ja selles mõttes Martins jaoks ilmselgelt nagu veits keeruline olukord, kus ju täna olla, et okei, see looja teeb ta lõpuni, aga mulle tundub, et see seat time autos ikkagi see nii-öelda aeg, mida ta selles istuda saab, võrreldes iirlastega, siis iirlased võtame küll kas hooaja alguse või võtame eelmise hooaja Mäkerliini, on ju, et Sesks oli üle, aga tegelikult tänu sellele auto nii-öelda ajale, mis nad seal istuda saavad, nad nagu lähevad Seskist kogu aeg mööda. Ja Sesks nagu ei suuda enam võib-olla kogu selle satsiga võrreldes enam, ütleme, silma paista nii väga, kui ta seda varasemate looaegadel suutis nende üksikute etappidega. Jah, ja okei, nüüd tulevad Eesti ja Soome, mis talle teoorias võiks rohkem sobida, aga näiteks ta ütles ka, rääkisime ka täna, et ta ütles, et näiteks Eesti test ei ole, et jällegi peab kuidagi alles ralli ajal saab hakata nagu kohanema või taasvarjuma, et ega tal midagi, ütleme lihtsalt tegelikult nagu ees ei ole. No selles mõttes ikkagi tekib nagu minu meelest küsimus, et tegelikult peaks hakkama, ma arvan, see mees vähemalt mõtlema järgmise hooaja peale, mis autoga sõita. Kas on pointi, enam ei ole ju justkui Fordiga pointi sõita, et tal on sisuliselt kõik, kes pakuvad seda nii-öelda, ma arvan, ka Toyotat on võimalik, autosid peab müüma, eratiimid saavad uut 27 aasta Toyotat osta. Peaks rentima kuskilt siis võib-olla selle nii-öelda tipptehnika siis järgmise hooaja mõistes, et midagi peaks nagu välja mõtlema, et kas seda raha on mõtet põletada see aasta lõpuni välja. Ühesõnaga, minu meelest on nagu keeruline koht natuke Martinsi jaoks, kus tegelikult tuleks nagu mõelda, et mis saab. Jaa, sest ma küsisin ka talt täna, et palju ta nagu tuleviku peale mõelnud on, et arvestades, et kõik regulatsioonid, kõik asjad muutus, ta ikkagi ütles või jäi, ütleme, jutust muljet ikkagi üsna segane on see olukord. Et üldse sarjas on nagu nii segane, kui palju, mis tiimid on, mis klassis või mis autodega ja kui palju kohti on ja kõik see, et aga ütleme, et midagi kindlat praegu nagu ei tundu olevat, jah. Ja, nii on, aga iirlased selles vaates ilmselgelt pigem jätkavad järgmine aasta ju nii nagu on, tahaks arvata, et sest uudis oli ka, mida me neljapäeval rääkisime, et M-Sport võtab selle WRC 27 kiti kasutusele Rally 2 autol, siis ehk siis nii-öelda Rally 2 kit-car. Ainuke meeskond siis, kes veel ei ole nii-öelda kinnitanud, on Lancia, et teised loobuvad, ehk siis loobuvad Škoda ja loobub kes see Hyundai loobub, mul juba jooksis kokku, on ju. Et Hyundai siis kas nagu jätkabki Rally 2 autoga või ega see on ka nii segane lugu, et sellest midagi aru ei saa. Mõtlevad ja vaatavad. Mõtlevad ja vaatavad, just. Nagu iga ralli need vastused on. Aga liigume edasi. Mis meil siis veel? Võtame siit Bajari Formeau järjest. Bajaril oli ka, tegelikult ju kiirust oli, alles siin punktikatsel oli teine ja Formeau'l tegelikult ka samamoodi oli ju kiirust oli, reede hommikul oli korraks ka liider, aga siis tulid need rehvijamad mõlemal ja kuidagi neil oli ka selles mõttes suht sarnane ralli, aga neil omavahel ju jäi ka ainult 6,5 sekundit vahet soomlase kasuks, et mõlemal oli kiirust, mõlemal oli ka okei võimalus selle stardipositsiooniga, aga kuna Kreeka on Kreeka, siis kuidagi nii ta läks, et tegelikult ju Formeau täna ka avakatsega oli ju avakatse võits, pühapäeva liider, järgmisel läks ref ja sellega olid sulle hoobilt 5 punkti läinud. Et neil oli üsna siuke sarnane nädalavahetus, et ma arvan, mõlemad tulemuse mõttes on pigem
pettunud, noh, Formooli kindlasti, sest seda oli täna näha ja Bajari, kes siin võttis vahepeal umbes 5 poodiumit järjest, tahaks ka kindlasti iga ralli poodiumil olla. aga noh, vähemalt kiirust oli, et ma arvan, selles mõttes, ütleme, häbeneda neil nagu midagi ei ole. No Formoolt 5 katsevõitu ja top 3 aegasi lisaks katsevõitudele veel 1, 2, 3, 4 tükki. 8 kiiruskatsel oli siis top 3-s, et ta oli nagu, see oli, ma ikkagi nagu, mulle tundus juba, et see on nagu ralli, kus tegelikult Formoo läheb võitu võtma. Ja ma olin selles juba ühel hetkel nagu suht veendunud. Formool on jah, see kuidagi, no olgem ausad, kui on kruusarallid, me näeme sisuliselt igal rallil, et reedel on ta millalgi liider. Ja, see on nagu alati. stamp. Aga siis hakkab midagi juhtuma, et olekski vaja nüüd tal ka seda ühte täispaketti. Ma ei saa nagu... Kiirust ja õnne. Ja just... Et ma ei saa nagu täpselt sellest aru, et nagu ma just mõtlesin, miks ma nagu olin üpriski kindel, et ta läheb võidu peale. No ei saa olla lõputult ebaõnne nende rehvidega, ei saa lihtsalt, ühel hetkel peab ju õnnestuma, on ju. Ja siis juhtus, on ju, ja siis ma mõtlesin sama nagu Sesksi puhul, et see ei ole võimalik, et sa nagu 2 hooaega järjest ei saa ühtegi head rallit tehtud. Ja siis nagu mõtled, et kurat vist ikka saab, no. et millal see nagu ebaõnn pöördub, on ju. Ma tõesti, mul oli nagu Sami Bajari, ma arvan, et tal on nii, tema hooaeg on sisuliselt juba tehtud selle esimese poole hooaega, et see tulemus, mis ta võttis, väga fine 5. koht, aga no Formoost tõesti kahju, väga-väga kahju oli lihtsalt, sest no see mees määrib vähemalt ralli võidu nimel sõitmist küll. Jah, nii on, jah. Aga võtame 2 meest veel. Elfin Evans, 7. Noh, temal teepuhastane oli nagu nii-öelda ülesmäge sõitmine kogu aeg, et vähemalt esimesel päeval. Et noh, mõtleme seekord 7. koht, ta on ka esimesena sõitis ja tegelikult ka ju paremini hakkama saanud ja ka minu arust ka poodiumitel lõpetanud, aga jah, seekord kuidagi läks nii, et sai oma osad punktid kätte, mis kindlasti on aasta lõpuks üliolulised, aga ikkagi vahe selgelt vähenes, nagu sa ütlesid, Katsuutaga 7 punkti ja noh, Roger on nüüd 35 punkti ja 4. Ehk siis, et noh, ma arvan, Evansil oligi siuke, noh, vähemalt ei katkestanud, aga midagi, ütleme, säravat seekord tegelikult ei olnud. Ei olnud jah, selles mõttes, et isegi ma arvan, me panime ralli alguses, vaata, miinimum eesmärk oli vist, mis me ütlesime, top 6 võiks ikka olla või? Ma ütlen ausalt, absoluutselt ei mäleta. Ei mäleta, aga ma arvan, et me ütlesime, et mingi top 6 võiks ikka sõita, et noh, sinna ei pääsenud Evansil, kas mitu reffi, läks tal 2 reffi või? SS13 ja SS14 ja minu eest üks reffi vahetus oli tal SS13 oli täiesti nagu rumal reffi vahetus, täiesti ebavajalik, 15 kilomeetri pealt oli sõitnud, ma arvan, üle poole katsest ära. Ehk tal oli suurusjärk võib-olla mingi 5, 6, 7 kilomeetrit lõpuni ja ta hakkas reffi vahetama. Kas see on mitte sama katse ja samal ajal läks ka Dani Sordol samas kohas, Sordo ei vahetanud ja kaotus oli umbes 45 sekki või? Ja see oli 13. kiiruskatse. Ma kähku vaatan Sordo kaotus, ja. Et minu arust see oligi ehe näide, et kui oluline on see õige otsus teha tol hetkel, et kas vahetada või edasi panna. Ja ma praegu, ühesõnaga mul veitsin jooks kokku, aga oli küll ja kas see oli see katse, aga tõenäoliselt oli, et no see oli nii vale otsus. Ja kui sa nüüd võtad ralli tulemuse ette, et selline potentsiaalselt oli siis mingi 40 sekki vabalt, 50 sekki maha võtta. No see olekski ühe positsiooni vähemalt, see oleks Formoost ees olnud. Ja kui oleks juba Formoost ees olnud, võib-olla oleks nagu veel mingid käik olnud, et Bajariga võidu sõita. Et 6. koht oleks tõenäoliselt olemas olnud, võib-olla oleks isegi suutnud 5. peale sõita. Et no selles, iga punkt on arvel, siis tegelikult sellise tasega mees sellisel kiiruskatsel hakata viimases, üle poole katseli veid sõidetud, hakata reffi vahetama, ma ei tea. Ma loodan, et veast õpiti vähemalt. No nii on, ütleme, kuidas me ütleme, juhtub ka parimatel. Juhtub ka parimatel muidugi, midagi teha ei ole. Nii, saatejuht, liigume edasi. Kas meil on midagi veel üle rääkida või hakkame rallit kokku võtma? No võtame kokku vaikselt, et fikseerime sellega ära, et Dani Sordo siis lõpuks katkestas.
et ta punktiga CL võttis tiim ta maha. Noh, laias laastus see siis strateegia on nagu selles, et kuna ta ei lõpetanud, siis ühesõnaga ta saab reeglite järgi, nad saavad nüüd ilma karistusteta rohkem nagu komponente välja vahetada, et tal oli ka, ütleme, ralli lõppes nagu ta lõppes. No ilmselgelt oli mõistlik otsus, kui seal punktidega niikuinii midagi teha ei olnud. Tani Sordo punktidega. Kas midagi huvitavat koha pealt veel oli kuulda, ma ei tea, järgmise aasta osas või sõitjate osas või midagi olulist ei kuulnud? Ei, siin vahepeal pigem ei olnud. Kas Ott Tänakust räägiti? No soomlastega rääkisin, eriti peale seda neljapäevast Juha Kankurini intervjuud. Aga ei, liiga palju ei olnud veel tänne seekord juttu. Et noh, ütleme, neljapäeval olid need jutud ära ja kuna see ralli oli õnneks huvitav, siis oli, ütleme, 3 päeva olid ikkagi puhtalt nagu nii-öelda aktuaalsete spordisündmustega ka, ütleme siis niimoodi. Aga see on hea, vaata, järelikult oli põnev ralli. Te ei pidanud hakkama igasugustest muudest rallide asjadest rääkima, nagu võib kanaaridel juhtuda, on ju. On olnud ka rallisid, kus sa reaalselt mõtledki, et millest on need kirjutanud. Et Kreekas nagu õnneks seda asja ei olnud, jah. Jaa, aga Kreeka ralli kokkuvõttes ülimalt põnev ralli see aasta ja võtame aegadega kokkuvõttes võrreldes eelmise aastaga ka samamoodi päris sarnane selline lõpplahendus aegade nii-öelda kaotuste mõttes, et poodiumi viimane aste võeti ka eelmine aasta 3-minutilise kaotusega. Nii ka see aasta. Jah, ikka oli huvitav. Ma just vaatasingi, sorry, ma korra segan, et just vaatasingi, et SES 8 minta maas, tundub, et täiesti mõttetu nagu, et nii suured vahed üldse, et juba 8. koht 8 minutit, aga reaalsuses sa ei ole punktikatse keskel ka veel kindel, kas Ožee ikka võidab või läheb refi jälle või midagi. No ja see teebki selle ralli põnevaks, on ju, et selles mõttes oli ülimalt lahe. Ja super ralli eestlastele, nii et siit kohalt on nagu, ma arvan, kes veel ei ole Rally Estonia piletid ostnud, siis nüüd küll pärast Kreeka rallit tuleks vaadata, ikkagi piletid välja vaadata, et no vähemalt, kui Robert Virvest, kes tahab, tuleb toetama, kes tahab, ma arvan, et leiab ka väga palju teisi Eesti sõitjad, keda toetama tulla. No ma vaatan väga Jaspar Vaher versus Virves. No päris põnev saab olema, eriti, et Jaspari debüüt, on ju. Jaa, pluss meil on ju kiireid mehi ju veel, Jürgenson, Nõgene ja Enok, et igatepidi on see väga, seal tuleb kõva andmine. No see tuleb raju andmine. Jaa, see tuleb mega. Pane veel Kari soomlasi otsa ja siis pane see kõik Soome koduväljakule ja samamoodi. Ühesõnaga ei, põnevad rallid on, aga võtame, ma ütleks veel Kreeka ralli kokkuvõtteks niimoodi, et seljada jäi ikkagi raske ralli, et siin päris mitu sõitjat ütlesid ka, et viimaste aastate ikkagi kõige keerulisem ralli. Et need teed olid nagu olid, refidega, jah, Nankogi uus segu, ütleme, tõi seda refiloteriid kahjuks. Ja ütleme, Katsuta pani seal ju, mõtlen, kas oli reede või laupäev, pani igastahes seal mingi aeg pani päris teravalt intervjuudes, aga Ožee oli seekord, kes ütleme tihtipäeva on refide osas esikriitik, oli seekord võttis päris kuidagi ütleme rahulikult ja ütles ka seal, et mis üks lause umbes oligi, et jah, ütleme, seda oli eeldada, need refid vajavad kõvasti tööd, aga tänastel selle ralli teedel on igal refil oleks raske. Et ma arvan, et selle ralli võib-olla võtabki kokku see, et paganama raske ralli oli. Nõus ja seda, et Ožeer seda ütles, on tore kuulda, et Ožeer muidu ikkagi võib-olla päris kriitiline nende refidega on, on ju? Jaa, absoluutselt. Aga mis me siis teeme? On sul midagi veel lisada või? Võtame paar küsimust. Meil on küsimused või? Vau, lahe. Meil on paar küsimust ka, jah. Üks oli siis Tormi oma lugesime ette, Ožee versus Neville. Ja nii, Marko kirjutas meil laupäeval, et WRC sari ligadi-logadi pealkirjaks. Tere, me räägitakse tihti, kuidas WRC sari vajab muutusi ja paremaid lahendusi, et olla pealtvaatajale kättesaadavam ja sari atraktiivsem. Ma kasutaks vanasõna, et enne kui Pariisi lähed, käi nuustakul ära, et Kreeka rallil jäin mõtlema, et kaua võib, splitid on lappes, telepilt tuli mingi katse alguses ainult läbi kopteri, korduseid, näiteks on Solbergi kraavisõit, näidatakse ulmelise viitega, pilt ei tule läbi, sest kopter pole veel õhus. Sari on kestnud
kui mitu aastat ja me räägime endiselt nendel teemadel, kui meil on käes aasta 2026. Et jah, kindlasti saab korraldaja tuua välja adekvaatseid põhjuseid, miks üks või teine asi ei toiminud nii nagu vaja, aga see tegelikult on näitaja tegevuste standardiseeritusest ja kvaliteedist, et kui kõik elementaarsed asjad on ligadi-logadi, siis mis arenguid me ootame. asi on tahtmises teha asju korrektselt ja siinkohal ei saa pugeda raha taha, et kui asju teha süsteemselt by the book, siis teatud juhtudel võiks kaasnevad kulud isegi alla tulla, et ühesõnaga jah, et sai kriitikat siin see WRC telepilt ja teletoodang. No eks seal oli probleeme, et selles mõttes on see õigustatud kommentaar, on ju. Ega ma ei oskagi nagu midagi lisada, et ja kedagi õigustama polegi mõtet hakata, sest kui on ülekanne probleemne splitid, ma pole ausalt, sest ma ei mäleta, millal ma nii probleemseid splitte viimati nägin, kus nagu meil tuld vahepeal, ma ei tea, kas Robil oli või tulnud 4 splitti vahepeal või? Ja neid oli, ma mäletan küll, ma ise pidin ju blogima seejärel hästi palju, et just paaril katsel oli küll, et oi ära, kurat, kas nüüd läks ja siis hops, endale esimene lamp, et seda jõle, ütleme, närviline jälgimine oli küll vahepeal. Ja, et ma ei mäleta rallit, kus see oleks nii suur probleem olnud, aga tõesti, seekord oli kehv, loodetavasti võetakse midagi ette ja parandatakse asja. No olles koha peal olnud, siis ka siin see leviga oli nagu oli. Ma saatsin Robert Virvese ja Jakko Viilo videointervjuud Tallinnas 1:20. Aga see on ikkagi ju võimalik parandada. Jah, aga ma ei pääsenudki nagu, ütleme, pidi olema intervjuutsoonides, ehk siis värske õhugas. Aga ei olnud ikkagi kuskil metsa vahel, ikkagi oli linna ääres. No ja siis ikkagi, kui võtta Rally Estonia, et okei, meil on siin ka väga kehv levi ikkagi kohati, aga mida tehakse, pannakse lisa, ma ei tea, maste kuhugi püsti, et seda olukorda ikkagi lahendada võimalikult palju ära. Jah, aga enne kui võtame viimase küsimuse, mul tegelikult selle kirjaga tuli meelde, et me vist ei rääkinud Oliver Solbergist. Jaa. Kuidas see ununes? See tundub nii ammu juba, mis toimus, vaata. No nii palju juhtus, et isegi sükk asi pisi meeles, aga jah, reede õhtul, õigemini reede hommikul läks kohe ref. Sellega oli mõnes mõttes suurralli sõidetud, aga tegelikult sai, ütleme, asi sai ikkagi paha põntsu reede õhtul, kus ta sõitis teelt välja kinni. Ja see oli siis nüüd 8. ralli ja lugesime kolleegidega kokku, et iga ralli, ja me oleme ju sinuga ka seda rääkinud, et iga ralli, kus ta ka võitnud on või poodiumil on olnud, kogu aeg juhtub midagi. Ja Juha Kankunen oli reede õhtul ikkagi, no ütles ikkagi otse, et ta peab ikkagi väga palju nagu asju nagu läbi mõtlema, et kuidas, mida teha ja miks teha. No minu jaoks, jaa, no see nagu, lõpeta ära ja lõpeta lause ära. Lõpetan ära ja täna küsisin ka, lihtsalt nagu, kuidas nii-öelda Toyota vaatast rahule jääb ja ütles seal kõigi sõitjate kohta midagi ja siis Oliveri kohta ütles ka, et jah, et meil on vaja veel natuke tööd teha. Aga ma arvangi, mis võib-olla seekord oligi huvitav, Solberg ise sain ka temaga täna rääkida, et ja peale seda refi purunemist ta see ralli reaalselt ega ta ei surnud, ega ta ei olnud tempos. Ta oli ikkagi üsna tihti seal katsetel minu arust tagapool ja seda on nagu närvi äeski, et nüüd, kus ta nagu vahelduseks ei läinud suruma, ikka lõppes nii nagu lõppes. Et tal on ikkagi, nagu ta ise ütles ka täna mulle, et ei ole lihtne, ei ole üldse kerge praegu. No selles mõttes seal juba tundub, et tegelikult on see probleem, vaata, et see mentaalne error on kuskil. Et kui sa nagu selle hoo pealt, mis tegelikult oli nagu üliõige lähenemine, on, me enne rallit jälle mõtlesime, kas see nii-öelda restart tehti ikkagi ära, et nagu saad aru, mida sa teed ja et sa pead allapoole tulema tempos, sa ei saa võidelda võiduga peale. Tegi seda kõike ja juhtus ikka. Lihtsalt kuskil on mingi error, jookseb lukku ära, viga. Ja see viga maksab nii räigelt kätte, et tead, väga huvitav saab olema nüüd tegelikult Rally Estoniat jälgida, kus ei saa öelda, et esimest korda selle autoga rallile, et see ralli on sellega sõidetud ja võidetud. See on esimene ralli, kus ta seda lauset välja ei saa tuua. Jah? Just, see ralli on sõidetud, see ralli on võidetud ja siin peaks nagu justkui väga selgelt taaskord vigadete võidu peale minema. Aga kas ta mentaalselt on samas seisust, kus eelmine aasta oli või tegelikult on ta kehvemas seisus, on ju? Et nüüd on see koht. Nüüd on pinged peal ju, nüüd on nagu selgelt pinged peal. Et ta ütles ka täna, et ma küsisingi, et kuidas seda reseti teed, et mis see nagu reaalselt siis nagu aitaks. Ta ütleski, et tal on nüüd õnneks on 2 ralli ajal on tal aega minna nagu koju ja perega olla, et ta tahab nagu natuke eemale tõmmata kõigest, et äkki see aitab loodetavasti.
võib-olla küll, mõistlik oleks. Väike nii-öelda vaimne restart lihtsalt, jah. Jaa, nii on. Kas meil oli veel mingi küsimus või tõmbame otsad kokku? Ja üks oli veel. Peeter kirjutas, et tere mehed, Ožee pidev hala reffide teemal käib ülimalt närvidele. Mis te arvate, kas Ožee oleks läinud katsele 5 reffiga, kui need reffid tõesti nii halvad oleksid? Läks ta ju pärast halamist 5 reffiga teist ringi sõitma eile. Jah, me natuke siin põgusalt rääkisime sellest, et minu arust see ralli oli Ožee isegi väga viisakas. Väga viisakas, et ma mõtlen, kas oli Jaapan või Portugal või ei, Portugal, no Portugalist ta läkski reffide tõttu võita, aga mingi ralli oli, vaata hiljuti, kus ta oli nagu üle kuidagi kohe juba algusest ujutu ja kuidagi kõik asjad ajasid närvi, aga seekord ta oli tõesti väga rahulik, et ütleme, ma ei tea, kas nüüd on mingi suurem restart tehtud, aga vähemalt see nädalavahetus ei olnud sugugi see Ožee, keda oleme siin, olgem ausad, vahepeal ka päris tihti näinud, jah? Või kuidas sulle tundub? Ei, mulle tundub küll ja mulle tundub, et asi on võib-olla ka selles, et vaata, tal on nüüd otsus tehtud. Ta siiamaani nagu lihtsalt kõikus kuskil kas sõita või mitte sõita ja hetkel on nagu otsus, et ta läheb tiitli peale. No mida sa ikka vingud, aina? Et asjad on nii nagu on. Ainus asi, mida tegema peab, on igalt rallilt maksimumpunkte korjata. Ja kas lähevad reffid või ei lähe, vahet ei ole, me teame, et me paneme hooaja lõpuni. Kui vahepeal juhtub. Aga see ennem kuidagi tundus, et ta nagu tuli, ta ei tahtnud, siis kui juhtus, siis ta oli pettunud, siis ta mõtles, et ma ei tahagi rohkem. Et see Ožeer minus, kes oli hooaja esimeses pooles, oli nagu täiesti mingi teine Ožeer. Et nagu ma mitu korda, ma arvan, nüüd jõudsin ka öelda, see hooaeg olen siin öelnud, et nagu, kas ta nagu tahab seda teha või kas ta nagu, või miks ta on siin? Aga mulle tundub, et ta nagu on tagasi. Ja, tundub küll, ja ma mõtlengi, ma ei suuda praegu peast meenutada, mis rallis oli, kas oli äkki Jaapan, kus Evans valitses. Aga jah, mingi ralli oli küll nagu kohe alguses, minu jaoks oli üllatavalt ujuta, et siin ei ole midagi püüda ja on nagu on. Aga vähemalt see ralli tõesti oli väga okei ja ma küsisin talt ka Eesti kohta, sest nagu me kõik teame, ta ei ole mitu aastat sõitnud Eestis. Ja ta ütleski, et nüüd tal on vahelduseks ralli, kus mõneti on nagu teistel eelis, sellepärast et teistel on ju värskemad kogemused all, aga see ei ole minu jaoks vabandus, ma pean ikkagi oma tööd väga hästi tegema, mis on ka minu arust siuke väga nagu okei asjalik suhtumine või lähenemine. Väga õige lähenemine, et ma arvan, sellist lähenemist on vaja õppida ka teistelt, kes ei ole maailmameistrid veel. ja Peetril oli küsimuse või ütleme teine küsimus ka, oli ka see suhtumise ja nende alamise kohta, et kas teile tundub ka, et Neuvilli suhtumine on muutunud, et avastasin, et vist esimest korda oli Neuvilli poolt, mitte Ožee poolt, et viimasel ajal vingub minu arvates Neuvill vähem ja Ožee rohkem ja mulle pole vingujad eriti kunagi sümpaatsed olnud, et nõus. Jah, aga ma ütleks isegi, et minu arust okei, eks see Hyundai auto on ka andnud põhjust igasugusteks keerulisteks nädalavahetusteks, aga minu arust Neuvill ei ole ka üldse viimasel ajal ütleme nii-öelda, kuidas ma ütlen, nagu mõttetult vingunud või nagu... Ei olegi. Ta on ka suht nagu ikkagi okeilt võtab. Ja, aga minu meelest see switch on ka toimunud sellega, kui ta on leppinud sellega, et see auto ei sõitnud seal asfaldi peal. Ja ta tuligi, ta oli fine, piskas nalja, räägib nagu asi on, aga mingi stressi ei ole, mingit vingumist ei ole, et ma ei saa sõita, see auto ei sõida, nagu on nii nagu on. Et ta on ka nagu justkui rahu teinud sellega, et see auto mingites oludes ei sõida. Ja kui ta sõidab, super, lahe, paneme. Et see ilmselt on ka jälle nagu enda peas mingid asjad nagu paigas, et see võib-olla ta ei ole ka see nagu noor, kurat, veri vemmeldab, veri ninast väljas, me läheme võidu peale, kui midagi häirib, Solberg täpselt, et ta võib-olla ta ei ole ka enam seal kohas, nagu ta oli 5-6 aastat tagasi. Et tal on tiitel käes, kui ta karjäär lõpeb, mis seal ikka, vahet ei ole. Tema selles mõttes elutöö on tehtud, Jaa, absoluutselt. Ja ega nemad ju, Ožee on küll vanem, aga ega nemad on ju ikkagi sama põlvkond. Ja, just. Selgelt neil on kogemust on mitme karjääri jagu juba. Just. Aga ma arvan, et jah, selline see Kreeka ralli oli. Päris kihvt oli, päris tummine eestlaste jaoks super siis Virvese ja Viilo poolt. Ja nüüd läheb ju aina veel suurepärasemaks, sellepärast, et mul on see ma ei suuda kalendrit leida, nii 16-19 juuli Delfi Rally Estonia. Ma arvan, tasub kohale tulla küll. Ja, absoluutselt tasub kohale tulla ja tasub juba kohale tulla seepärast, et 6. käik on eetris, ma ei tea mitu korda, aga igal juhul
iga päev ja mitu korda päevas tõenäoliselt, nii et tagasi vana hea Rally Estonia formaadiga, kus saateid tuleb, ma arvan, rohkem, kui te jaksate neid ära kuulata ja hakkame juba neljapäeval peale, nii et saate ka kõik tulla läbi ja vaatama, kuidas, mida me teeme seal. Ja nüüd on sul ka saate juhtimise kogemus käes, nii et nii ta on. Ma arvan, sa võid minna enesekindlalt, ütleme, Eesti rallile vastu. No väga hea, muidugi. Selles mõttes, et kunagi on ikka esimene kord, ma ei tea, kui kaua aastaid ma seda siin teinud olen teiega, aga no näed, lõpuks jõudis see koht kätte, kus ma pean puldil nuppe hakkama vajutama ja eksportima faili, milles ma eriti enesekindel hetkel ei ole, aga proovime kuidagi hakkama saada sellega. Proovime, jah. Aga jah, ma arvan, et tõmbab vast nüüd joone alla. Mul on nagu nii vaja siin, ütleme, kirjutamist veel jagub. Ja täna homme, et lähipäevadel tuleb siit jätke küll. Et olgem nii-öelda rallilainel edasi. Ja, olge rallilainel edasi. Loodan, et teil oli tore meiega seda rallit kaasa sõita siin. Ja kohtumegi juba nii nagu Kaspar ütles, Delfi Rally Estonial 16-19 juuli ja saateid tavapärasest oluliselt rohkem, nii et kuuleme, näeme juba peagi. Mingisugune viimane sõna, Kaspar, ja panemegi selle asja kinni. Ilusat suve. Ilusat suve jätku, kuuleme. 6. käik.